Aiavalgustus on üks väga oluline teema. Selles aias siin on valgustus lahendatud koos aiakujundusega terviklikult. Mida me sellest välja võime lugeda, mis on oluline? No nagu me näeme siin aias ringi liikudes, siis jalgrajad on ilusti markeeritud, nähtavus on tagatud ilusti postvalgustitega, mis jagavad siis valgust ühtlaselt kogu aia ulatuses. Pluss veel on maja fassaadi peale paigaldatud siis üksikuid valgusteid, mis samamoodi tagavad nähtavuse maja ümbruses. Veel võime märgata siin siis üksikuid kiviktaimlaid, puid, põõsaid peenlaid, mis on eraldi siis aktsentvalgustusega välja toodud. Kui nüüd aed on juba ammu ilma valmis, kas siis on ka võimalik veel aiavalgustust tagantjärele planeerida, projekteerida? Jah, loomulikult see ei ole üldsegi üle mõistuse raske, sest kõik sõltub tegelikult ainult valgustite paigaldusviisist ja neid paigaldusviisi on üsna mitmesuguseid. Pinnapealsed paigaldatavad näiteks spetsiaalsete piikidega, see tähendab, et nad on maasse torgatavad, kus on pehme pinnas. Neid saab vastavalt vajadusele siis ümber paigutada aia piires ja toitekaablit saab täiesti niiskuskindlad siis valgustite vahel peita muru sisse, peita mingisuguse killustikulaadse massi sisse või siis kasutada mingisuguseid piirdeid, kuhu siis omal maal kaableid saab peita. Viimase aja loomulikult tõusvam trend on LED-valgustus. Mis me välisvalgustuse osas sellest võime öelda? LED-id on efektiivsed välisvalgustuses just sel tingimusel, et nad on pikaealised, nad on löögikindlad, see tähendab, nad taluvad vibratsiooni. Kindlasti tasuks LED-ide puhul ära märkida ka see, et nende temperatuuri eralduvus on suhteliselt madal, mistõttu on aiakeskkond näiteks lastele ja siis koduloomadele üsna ohutu. Halogenvalgustite puhul võib-olla mitte niivõrd ohutu, kuna halogenvalgustid ikkagi väliskeskkonnas ja ka sisekeskkonnas muutuvad üsna tuliseks ja kuumaks. On välisvalgustuse osas mingisuguseid põrutavaid uudiseid ka viimasel ajal või tõusvaid trende? No kui uudistest rääkida, siis kindlasti on uudiste valdkonda kuuluv LED-ide maailm, mis pidevalt täieneb, areneb, mille puhul on märgata, et valgusallikad muutuvad aina tõhusamaks. Siis uudiste osas kindlasti tasuks ka rääkida uutest materjalidest, viimistluspindadest, milleks siis väga tihti kasutatakse erinevaid polümeermasse, et imiteerida erinevaid kivimeid. Ja samamoodi on viimasel ajal üsna populaarseks osutunud tootjate seas siis rooste imitatsioon. Rooste imitatsiooni omandamine siis valgusti viimistlusele.